Nii, aga järgmise päevakorrapunkti ma annaksin oma kolleegile, palun nii. Järgmine punkt oleks siis Selva linna teenete märgi andmine. Ettekandjast Marika Saar. Aitäh! Jah, ma võin laustaks lugupeetud volikogu, et on kätte jõudnud siis see aeg, kus tunnustatakse tublisid tegijaid Elva linnas ja kui te mäletate, siis tähtaeg kõigil Elva linna kodanikel, kes said need ettepanekud esitada, oli 1. detsember. Täna on meil päevakorras 3 punkti, on teenetame kultuuripreemia ja noortepreemia, et tegelikult on varasemalt ka välja antud aukodaniku tiitlid ja kultuuristoonide tiitlid, siis nendele 2 viimasele ettepanekud ei laekunud ja seega neid selle aastal siis välja ei anna. Aga teenete märk on siis 3. punkt, et Elva ettepanek on siis anda Elva linna teenete märk Leelo Suidile. Et üldiselt ma olen Leelo tegemisi te teate kõik super hästi juba isegi, aga vaatame ikkagi üle need teened, mis siis tal Elva linna ees on. Ma alustan altpoolt, et ettepaneku esitasid Eeva Kumberg ja Endla Kumberg, eraldi paberitel, Endla Kumberg ja ma tulin lausa käsikirjas, käsitsi kirjutatuna ja me kõik teame, et Leelo on siis aastakümneid olnud juba pühendunud Elva kultuuri eestele, on rahvatantsu eestvedaja, on olnud väga pikaaegne volikogu liige ja ka volikogu juht. Ta on täna atesteeritud 6. kategooria kultuurijuht maakonnas, keda üldse ei ole palju, siis ta on mitmete Elvas traditsiooniks saanud sündmuste autor, et kõik te kindlasti teate eksootiliste tantsude festivali või Elva laulu või Elva päeva või mälumängu, mis toimub ka sel veebruaril, et nagu nendes taotlustes või ettepanekutes öeldi, siis Leila on inimene, kes teeb kõike südamega ja on tunnustatud nii noorte kui vanemate seltskondade seas. Ja mis ongi Leila puhul positiivne on see, et tegelikult nagu maakonnas on tema tegemisi märgatud juba varasemalt, aga Elva linn ei ole siis omalt poolt Leilat veel tunnustanud, et aasta 2011 on ta välvinud siis Tartu maavananud kuldse tammeoksa tiitli. Ja lisaks te kindlasti teate teda kui Metsapea linna projektijuhti, kindlasti Endla Kumberg oli märkinud teda ära kui vanemalise sümfooniaorkestri Elvasse toojat, mis jättis nii-öelda kustumata mälestuse sellel kontserdil ja mis minule Leila puhul silma on jäänud juba mitmetel kohtumistel on see, et ta muretseb hästi selle pärast, et kuidas nii-öelda seda Elva kultuuripärandit ja ajalugu nagu säilitada ja selle nimel nagu valutab südant ja astub ka samme. Ehk siis see on ettepanek, et anda Elva linna teenete märk Leilo Suidile. Jah, Reet. Mina sooviksin ennast hääletusest ja arutelust taandada ja mitte osaleda. On veel kellegi? Ma soovin ennast taandada arutelust ja hääletusest. Mina lisan siia, ei ole juttu seal koolist ja kooli ajaloost, millele on tegelikult Leelo panus ikkagi Markesse vilistasena ja endise õpetajana ja kolleegina ka meeletult suur, nii et see valdkond on nagu sellest välja jäetud veel. Soovib keegi veel sõna? Paneme hääletusele Elva linna teenete märgi andmine Leilo Suidile, kes on poolt. Kes on vastu? 1 ja erapooletuid ka 1. Sellega on Elva teenete märk omistatud Leilo Suidile.